nagu tuli, eks ju. Kas ma usun tuld või ei usu tuld, ütlen, et ma olen sõltumatu tulest, aga kui ma ei tea, eks ju, seda seadust, et ei tohi kätt tulle panna, liiga lähedale tulla, siis ma saan kõrvetada, eks ju, see on ai. Sellepärast veedades ja pühakirjades on hästi palju erinevaid tasandeid, seadusi, kuidas siis elada. Näiteks vastusastra räägib seal, eks ju, põhi, lõuna, ida, lääs, eks ju, kõik ilma vahepealsed seal kirre ja kõik, mis seal vahepeal on, et mis ilmakaares isegi mediteerida, nägu panna, eks ju, kuidas ehitada, eks ju, vastusastra on üldse erinevad reeglid, isegi kuidas riietuda, eks ju, mitte ainult nagu arhitektuur, see on nagu feng shui, eks ju, aga siis veedades vastusastra. Aga inimestele, kui sa räägid ainult vastusastrast, siis nad hakkavad kõik vastusastra järgi ainult elama, kui sa räägid neile adžoti või siis ainult astroloogiast, astronoomiast, ka veedades palju, siis nad hakkavad nagu selle järgi elama. Kui sa räägid ajurveedast, siis nad hakkavad nagu ajurveeda järgi elama. Aga kõige tähtsam ajurveeda meditsiin näiteks väga põhjalikult, sealt kõik doshad, kuidas keha elemendid seal, taimed, kõik seal, eks ju, mis kehatüübid on. Nii palju on nagu sellist taustsüsteeme, et inimene eksib ära sinna, et kõige tähtsam on ikkagi dialektika, et kuidas, kui sa saad teadmised vastusastrast, ajurveedast, eks ju, astroloogiast, kuidas siis dialektika tähendab, kuidas seal, et need on nagu seadused, mis nagu selles mõttes meist ei sõltu, meie sõltume neist, nendest seadustest, suur loodus, eks ju. Ja kuidas siis seal nagu siis majandada õieti, eks ju. Õieti pesta ennast, hügieeni, õieti toituda, õieti suhtuda, kultuur, etikett, moraal, eks ju, maja ehitada, tuba, eks ju, toa puhtus, eks ju, mis värvid näiteks, eks ju, mis on soodne täna ei ole soodne diile teha, eks ju, seal ma ei tea, mis iganes, võib-olla Marss seal. Ühesõnaga Marsi mõju, et liiga action. Et võib-olla kõige raskem elus on jah, et seda teadmisi on hästi palju selle väikse elusolendi jaoks. Siis on veel Krishna ja Jumal veedades räägitakse seal üldse erinevad pooljumalad on miljoneid veel, eks ju, meie päiksüsteemi kõrgemad elusolendid, kes vastutavad looduse stiihiate eest ja see läheb nagu nii keeruliseks. Aga ütleme, et siis need pühakud ja pühamehed ja pühakirjad õpetavad meile siis, kuidas siis seda dialektikat, kuidas seda kõike nagu kokku viia nii, et sa progresseerud ja hing on rahul ja naaber ei ole su peale tige ka, eks ju. Füüsilist keha austad, mõistust, hinge, kõike, eks ju, kõike oled teenimise meeleolus.